kui elektrisüsteemis tekib ootamatult mingi otsetee elektrivoolule, siis tekib selline asi nagu lühis. Ja lühis tähendab lühiühendus. Ja mis see tähendab üldiselt on see, mis juhtub on üldiselt see, et kaks mingit osa puutuvad kokku, mis muidu ei peaks kokku puutuma ja see viib siis selleni, et takistus on järsku väga väike, hästi suur vool läbib mingit kohta hästi kiiresti, see viib ülekoormuseni, ülekuumenemiseni, võib mis iganes asja põlema panna. Näiteks vahel on niimoodi, et kui on mingid elektritraadid ja siis on mingisugune puu siin vahel ja siis on mingisugune suur torm ja siis siin näiteks see puu kukub selle uksa peale, aga nagu see jääb siia peale veel seisma, siis siin näiteks see isolatsioon läheb katki, puulehed on märjad, kõik on märg ja siin on mingisugune õudne jama, kõik läheb katki ja isegi võib põlema minna. See on siis lühiühendus. Lühiühendus võib juhtuda ka siis, kui sa võtad näiteks mingi patarei ja siis ühendad juhtmega selle ühe poole teise poolega. Et mitte mingil juhul ei tohiks teha seda, et sa võtad patareika, nii siin on see plusspool, siin on miinuspool, ühendad neid juhtmega, siin tekib ka kohe lühis, see läheb põlema. Või plahvatab veel hullem. Plahvatus on lihtsalt kiire põlemine, aga üldiselt väga halb asi, kui lühis juhtub. Ja üldiselt see ei peaks juhtuma ja nendes harvades juhtudes, kui see praegu juhtub, siis selle jaoks on meil paar lahendust. Ja lahendused on erinevad kaitsed, erinevad maandused. Praegu räägin kahest kaitsetüübist, tegelikult neid on veel ja siis pärast räägin maandusest ka. Ehk siis põhimõtteliselt, mida saab teha olukorras, kus me tahame vältida võimalikke õnnetusjuhtumeid. Et ütleme, et meil on mingi, toome lihtsa näite, ütleme, et meil on mingisugune masin, kodumasin, ütleme, et meil on rööster. Tegelikult, teeme mingi, ütleme, et lihtsalt meil on mingi nimetusseade, teeb mingit asja, kasutab elektrit ja ta on ühendatud kodu elektrivoolu. Siin on ülejäänud majavõrk ja siin on see üks seade. Seade on siia ühendatud rööbiti, või ta niikuinii on, sellepärast, et muidu ta ei saaks väga hästi majast seda voolu kätte. Nii, seade. Ja ütleme, et siin seades läheb mingi asi katki. Ütleme, et siin läheb mingi asi katki, tekib lühis. Nüüd, mis juhtub on see, et siin tekib mingi olukord, kus see vool saab väga kiiresti voolata, nii et ta ei peaks, niimoodi nagu ta ei peaks saama. Ja nüüd, mis me saame teha, on panna siia vahele kaitse. Ja kaitse eesmärk on see, et kui on liiga suur vool, läheb liiga kuumaks, siis meil on kahte erinevat sorti kaitset põhimõtteliselt, on sulavkaitse ja automaatkaitse lüliti. Kui meil on siia vahele kuskile pandud sulavkaitse, ütleme siia, siis mis juhtub on see, et see vool proovib seda läbida, aga kuna siin läheb kõik nii kuumaks, siis sulavkaitses on selline peenike traat. Siit väga hästi ei ole näha. Ta ei pea tingimata olema peenike, aga ta on nagu selline traat, millel on mingi kindel voolutugevus, milleni ta vastu peab ja kui see voolutugevus läheb liiga suureks, siis ta sulab üles. Ja kui ta sulab üles, siis ta läheb katki. Ja kui ta läheb katki, siis see tähendab, et vooluring põhimõtteliselt katkeb, siit vooluring läheb katki näiteks, mis tähendab seda, et see vool ei saa niimoodi edasi voolata. Ehk siis ta ei saa kõiki teisi asju ka majas ära lõhkuda või põlema panna seda maja. Ehk siis selle sulavkaitse eesmärk on see, et siin sees on mingisugune traat, see traat läheb katki, kui kõik läheb liiga kuumaks. Ja üldiselt neid tehakse siis erinevate siis voolutugevuste jaoks, et meil on näiteks 10 amprised olemas, mingi 12 amprised ja nii edasi. Et neid on erinevaid. Ja siis teine on automaatkaitse lüliti. Sulavkaitsega on see, et kui sa kasutad selle ühe jublaka ära, siis ta ongi läinud. Rohkem sa seda sama asja kasutada ei saa. Automaatkaitse lüliti põhimõte on hästi sarnane selles mõttes, et kui on liiga tugev vool, siis ta põhimõtteliselt katkestab vooluringi, aga ta mitte ei põle läbi, vaid tal on seal mingisugune jublakas, mis lihtsalt võtab ennast, ütleme, et meil on siin automaatkaitse lüliti. Siit läheb see mis ta on, juhe või mingisugune juht läbi, ütleme, et vool läheb liiga tugevaks, siis ta tõstab selle üles näiteks.
ja siis, kui sa lähed sinna juurde, uurid, mis värk on, saad aru, et see seade on katki läinud, eemaldad selle seade siis vooluringist või siis elektrik teeb seda, kui seal on mingisugune suurem probleem, siis sa saad lihtsalt panna tagasi automaatkaitselüliti käima ja siis sa ei pea uut ostma. Jällegi automaatkaitselüliti, ta on seade, mis on korduvkasutatav, ta on ka kallim seetõttu. Sulavkaitse, üldiselt odavam. Aga sa pead iga kord uue ostma, kui lühis tekib. Automaatkaitselüliti kohta vahel öeldakse ka korgid, et kui lühjaks, et mingi näiteks korgid lõi välja, see tähendab seda, et automaatkaitselüliti põhimõtteliselt lülitas välja ennast, võttis vooluringi katkestas, et ei juhtuks mingit tulekahju. Ja siis veel üks ohutusabinõu, mis on olemas, on selline asi nagu maandus. Ja kui me vaatame, siis kui sa oled vaadanud kunagi seda siis tepslit ja pistikut või pistikuvese ja pistikut, siis seal on mingisugused on ju erinevad jublakad. Ja mis need teevad, siin on tavaliselt on niimoodi, et ühest läheb sisse see, kust tuleb siis vool majja, teine on see, kust läheb tagasi ära ja siis, sest vool peab käima on ju ringis ja siis siin on veel 2 jublakat, sellised jublakad. Või siis vahel on sellised. Eestis seda sorti ma ei ole väga palju näinud, Eestis on rohkem seda tüüpi. Aga põhimõte neil 2 asjal on täpselt sama. Ja mis see on see, et olukorras, kus, ma ei tea, sa lähed pesumasina juurde, pesumasin ütleme, et on mingi metallist, tänapäeval enam väga palju metallist ei ole pesumasinaid, aga mingi osa sellest pesumasinast on metallist ja ütleme, et seal on mingisugune asi katki. Niimoodi, et see vool, mis muidu peaks tagasi minema, kuidagi on seal katki, näiteks juhe, kust vool majja tuleb, see puudutab seda korpust, mis tähendab, et nüüd järsku see masin on voolu all, ehk siin on mingi vool sees. Ehk siis kohe, kui sa katsuksid seda pesumasina korpus, seda pesumasina seda kasti, mis ta on, siis inimene satub ka pinge alla. Ja üldiselt see elekter või see voolu tugevus, mis majades on, see pinge, mis majades on, see on üsna tappev. Ehk siis juba 0,1 amprist piisab, et inimene oleks suht kööga. Ja ütleme, et inimene siis katsub seda korpust, siis see vool tahab ju ringi moodustada, siis mis juhtub on see, et see läheb läbi inimese ja siis inimene sureb ära. Või siis saab väga kõvasti haiget, mis on ka ebameeldiv. Ja et selleks, et selliseid olukordi vältida, on siis maandus. Ja mida see maandus teeb, on see, et kui peaks mingil põhjusel see vool midagi läheb katki, siis see pinge, mis muidu rakenduks korpusele, kõik see vool läheb hoopis sellesse maandusjuhtmesse, maandusjuhe suunab ta kuskile mujale, maasse näiteks. Ja see ka tavaliselt rakendab kaitse, sellepärast, et see on tavaliselt ühendatud viisil, mis teeb niimoodi, et see vooluring katkeks. Ehk siis sulatab midagi üles või siis lööb kuskil midagi välja. Ehk siis see on lihtsalt toodud selleks, et inimesi kaitsta. Ja nüüd, kui me mõtleme selle peale, et nii, kus see on? Suurepärane, ma olen ära kaotanud. Siin all ilmselt. Jah. Nii, ehk siis kui me mõtleme selle peale, et meil on siis need erinevad seadmed, siis neil erinevatel seadmetel on erinev võimsus ja kuidas me siis saame teada, et kui palju erinevaid seadmeid me saame kasutada ühes majapidamises ilma, et meil tekiks kas lühiühendust või et meil tekiks mingisugust muud probleemi, selleks me peame sisuliselt natukene arvutama. Ehk siis tegelikult sa ei saa panna lõppmuuduskoguses mingit väga võimsaid esemeid, või saada ka see on ohtlik, et panna väga palju võimsaid esemeid siis ühte vooluringi, et ütleme, et kui sa paned toast käima samal ajal tolmuimeja ja elektripuhuri ja röstri ja veekeedukannu ja ma ei tea, mingi mänguri arvuti ja veel mingi hästi palju mingeid võimsaid asju, siis mis juhtub on see, et tõenäoliselt sa lõhud midagi ära. Ja siis saab, või üldiselt rakendub kaitse, ehk siis
vooluring katkestatakse, sellepärast et see on ohtlik, sellepärast et kui on liiga palju liiga võimsaid asju ühendatud, siis võib alata tulekahju. Aga siis selleks saab arvutada, milliseid seadmeid sa saad üldse koos kasutada. Ehk siis näiteks meil siin on praegu üks tolmuimeja ja samuti elektripuhur ja küsitakse, et kas neid saab üldse koos ühes toas kasutada, kui kõik kaitsmed elektrikapis on 10 amprised. Ehk siis meil on mingisugune tolmuimeja, mille võimsus, P on võimsus, power, on 1,65 kilovatti. See on 1,650 vatti, on ju. Sellepärast, et kilo tähendas seda 1000, on ju. Nii see on, ütleme, tolmuimeja. Ja siis meil on teine asi, mis on elektripuhur. Ja elektripuhur on 2 kilovatti, ehk siis 2000 vatti. Kas nad saavad koos töötada, kui kaitsmed on 10 amprised, ehk siis ütleme, et kaitse on 10 amprit. Ehk siis mida me kõigepealt peame tegema? Me peame sisuliselt arvutama voolutugevuse, mis neil kahel asjal kokku on. Et näha, et kas nad on vähem või rohkem kui selle kaitsme siis lubatud voolutugevus. Ja mida me kõigepealt peame tegema, on arvutama sellise asja nagu koguvõimsus, ehk siis koguvõimsus. Mis see tähendab, on kõikide asjade kollektiivne võimsus. Seda saame väga lihtsalt teha, me liidame võimsused kokku. Ehk siis me liidame kõigepealt tolmuimeja ja siis selle puuri. Saame 3650 vatti. Nii, me teame, et siis võimsuse valem on P võrdub U korrutada siis I. Nüüd meil on vaja siit avaldada I. Ja I on ju võrdub siis P jagatud U-ga. Ja nüüd me peame lihtsalt asendama. Nüüd natuke tekib on ju küsimus, et mis see U on. Et meil ei ole antud, on ju. Üldiselt U on kuskil 220 kuni 240 volti nagu enamikel seadmetel. Ütleme, et meil siin on, 230 volti. Kuidas seda teada saab, on see, et kui sa vaatad mingi seadme etiketti, siis seal on kirjas. Okei, aga nüüd arvutame lõpuni. Siis P oli meil, me saime 3650, U on 230. Nii, ja paneme ühikud ka juurde, see on vatti, see on volti. Ja me saame umbes 15,8, teeme 15,9 umbes amprit. Ehk siis, mis see tähendab, on see, et kui me nüüd võrdleme seda 10 amprist kaitset versus seda 15,5 amprist voolu, mis siis vooluringis on, mis see tähendab, on see, et kõik need kaitsmed sisuliselt rakenduvad. Ehk siis, kuna see voolutugevus on suurem kui see nii-öelda lubatud voolutugevus, siis ei ole võimalik kasutada tolmuimejat ja elektripuhurit selles samas toas koos. Ehk siis vastusesse sa kirjutadki, ei ole võimalik kasutada sellepärast, et nende voolutugevus on suurem kui ampri, kui see kaitse.